Lugupeetavad külalised, delegaadid, head erakonnakaaslased. Tervitan üldkogust osavõtjaid Naiskogu Kadri poolt. Ja Kadripäeval eriti. Pika ajalooga Naiskogul on möödunud perioodil ja ka varasematel perioodidel olnud hea koostöö nii erakonna vanemate kui ka noorte sotsiaaldemokraatidega. Naiskogusse kuulub täna üle 700 liikme. Palju tublisid naisi erinevatelt elualadelt, nende hulgas ka nii mitmeidki tuntud tipp-poliitikuid. Me oleme jätkusuutlikud. Ees seisab Naiskogu Kadri 20. aastapäev juba jaanuaris. Viimastel aastatel on Naiskogu olnud üha rohkem mures Eesti inimeste käekäigu pärast ja sageli oleme me seda muret väljendanud veel ennem kui erakond, kui meedia ja kõik see tihtipeale haakub mõne aja pärast meie erakonna poliitikas, kas või näiteks lastetoetuste küsimus. Nii et me oleme mures olnud kitsikusse sattunud inimeste pärast, raskustes perede laste pärast, nende perede pärast, kus isa ja ema on töö kaotanud, nende olematute lastetoetuste pärast, noorte tööpuuduse, keskealiste ja vanemate kodanike tööpuuduse pärast. Muidugi oleme mõelnud ka seda, kuidas vähendada palgalõhet meeste ja naiste vahel, aga see on ainult üks osa probleemist ka loomulikult töösuhete pärast laiemalt. Ja see viib selleni, et kõigepealt vaatasime, et mure on suur laste pärast, kes jäid üksi, kui vanemad said tööd välismaal ja me võtsime selle probleemi üles kuskil aastat 3-4 tagasi. Aga nüüd on asi nii kaugele läinud, et minnakse ära kogu perega. Ja see on palju tõsisem oht meie Eesti tulevikule. Kõik need probleemid puudutavad ju meist igaüht, meie lähedasi. Me oleme andnud märku ka kampaaniate näol ja pikettide näol just nimelt mitmel aastal juba 1. juunil teemal lastetoetus 3-kordseks. Seda suuremates linnades ja asulates, küllap osa teist on sellest ka osa võtnud. Iga piirkond on lahendanud seda pisut erineval moel, näiteks Rakveres koos pannkoogi küpsetamisega, mida meie tublid naised ka oskavad teha, aga sõnum jääb võib-olla sedavõrd paremini meelde. Ja piketid palgalõhe vähendamiseks on viinud siis selleks hetkeks, kus me praegu oleme, selle nii, et praegune valitsus on võtnud vastu palgalõhe vähendamise tegevuskava. Oleme pakkunud ka teisi lahendusi välja ja me oleme pika aja jooksul tõesti lahendusi välja pakkunud ning meie Riigikogu liikmed on teinud nende põhjal eelnõu ettepanekuid. Väga suureks toeks on siin olnud meil Heljo Pikhof, meie asepresident. Aga meid pole siiani väga palju kuulda võetud. Pigem võime öelda, et räägime kurtidele kõrvadele. Ja seetõttu ma näen selget sidet sellega, et tänavune aasta on olnud kodanike väljaastumise aasta. Jah, tõepoolest, on selge, et inimestel on veendumus, et poliitikud pole valmis midagi muutma. Usaldamatus ühiskonnas on suur. Seda räägiti täna meil mitmel korral, väljaastumised õpetajate oma, arstide oma, nüüd harta 12. Ja ma arvan, et siin on väga oluline see, et ainult koostöös laia ringi kodanike ühendustega saame me edasi minna. Ja ma olen mõelnud selle peale, et just nimelt poliitiliste vaadetega ühendused, MTÜ-d saavad olla sillaks selles osas, et rohkem, laiemalt, tõsisemalt suhelda kodanikeühenduste ja kodanikega.
No, me mõtleme koos edasi ja räägime ka edaspidi kaasa, me viime läbi pidevalt seminare erinevates Eesti piirkondades ja mõte on ju selles, et poliitika saaks jälle tundlikuks ja erksaks ja loodame, et demokraatlike väärtuste eest seismisel on meie delegaadid ka täna teistele erakondadele eeskujuks, toetades naisi valitavatele kohtadele, me veel tulemusi ei tea, aga me toetame kindlasti seda seisukohta, et naiste ja meeste vahel kõigis valitavates organites oleks tasakaal. Meil tuleb ühte hoida oma aadete eest seismiseks ja neid saab teoks teha ühiskonna, ma mõtlen kodanike muresid tunnetades, siis tuleb ka järgmisel aastal kohalike omavalitsuste võit, meie võit. Naiskogu paneb siin kindlasti oma õla alla, koos oleme tugevad. Aitäh! Aitäh, Reet! Tahan omalt poolt kiita Naiskogu Kadri ja Reeta ennast isiklikult, et uskumatu visadus, järjekindlus naiste asja ajamisel, palgalõhe, transpordi ametiühingul on näiteks Reeda juhitud Enutiga väga hea koostöö ja tõepoolest maailmaklass. Aitäh! Ja järgmiseks saavad sõna noored sotsiaaldemokraadid, president Lauri Läänemets, samamoodi kaugele kuulda ja samamoodi järjekindel mees. Aitäh! Ma teen kiiresti, püsin 5 minutis. Aga kõigepealt, lugupeetavad, need, kes on juba ära valitud, siis noorte poolt teile palju õnne. Ja need, kes kohe saavad valituks, siis teile ka palju õnne. Kallid noorsotsid ja hingelt noored sotsid. 1,5 aastat tagasi valisime noorte sotsiaaldemokraatidega uue suuna. Muudatused ja see tee on olnud meile edukas. Möödunud lühikese ajaga on meiega liitunud rohkem kui 700 noort. Meil leiab pea igast Meil leiab pea igast maakonnast ning tänaseks oleme poliitilistest noorteühendustest kõige tegusama võrgustikuga. Meie liikmete seas on ligi 100 õpilasesindajat, rohkem kui 60 osaluskogude liiget ja palju teisi noori kohaliku elu liidreid. Noorsotsidega ja hiljem ka erakonnaga on liitunud 2 linnavolikogu liiget. Oleme Riigikogus algatanud fraktsiooni abiga õppetoetuste seaduse muutmise, teinud ettepanekuid riigieelarvesse ning kujundanud erakonna haridusplatvormi. Järgmiseks suureks sihiks on edukad kohalike omavalitsuste valimised. Tänasel pidupäeval on aga paslik vaadata tulevikku. Lubage mul rääkida sellest, mida noored erakonna poole vaadates näevad. Sotsiaaldemokraadid ei ole Eesti poliitikas enam 3. liiga mängijad. Viimaste aastatega on erakond tõusnud hinnatud kõrgliigasse. Arvestades tänast poliitilist olukorda, ei ole see usaldus pelgalt olemasolu õigustus, vaid krediit, mis kohustab. Kohustab meid juhtima Eestit ühiskonna ootustele vastavas suunas. Sotsiaaldemokraatide seniseks püüdluseks oli enesekehtestamine, olles võimalikuks kaalukeeleks valitsuskoalitsioonide moodustamisel. Tänane mängimine kõrgliigas tähendab aga, et sotsid on ise valitsuse moodustajaks. Need on 2 täiesti erinevat rolli, olla sõbra juures külaliseks või võõrustada sõpru.
kasvamine juhtivaks opositsioonijõuks ja sealt edasi erakonnaks, kes on sõnades valmis ja tegudes suuteline kandma valitsusvastutust, tähendab ka teatud asjade senisest teistmoodi tegemist. Kõrgliiga poliitikaloome peab olema pidev, kestlik ja tähendust loov protsess. Et erakond suudaks peaministri erakonnana ennast kehtestada, on vajalik, et meie tegevused muutuksid lisaks tänastele toetajatele tähendusrikkaks ka nende jaoks, kes on poliitikas pettunud, kuid kellel on selged ootused ühiskonnakorraldusele. Lisaks pidevale poliitikaloomele peame me õppima senisest paremini rääkima sellest, mida me hästi teeme, rääkima julgelt, selgelt ja enesekindlalt. Sellel teel ei tohi erakond ka karta eksida. Usaldust ei looda mitte niivõrd püüdes kõigile meeldida, vaid seistes jõuliselt põhiseisukohtade eest. Me ei tohi ära anda oma teemasid, me peame vastama jõuliselt ning rõhuasetus peab senisest rohkem olema ennetav, mitte reageeriv. Noorsotsidega peame oluliseks, et täna valitav uus juhatus töötaks välja plaani madalama sissetulekuga inimeste rängast ja ebaõiglasest maksukoormusest vabastamiseks, looks erakonna poliitikate väljatöötamiseks mõttekoja ja rakendaks seniseid erakonna kaasamisvorme paremini. Soovime, et Riigikogu saaks ettepaneku erakondade sisedemokraatia korrastamiseks, sealhulgas kõigi erakondade noortekogude vabastamine parteisõltuvusest ning et loodaks tegevuspõhimõtted ja ametisse astuks sotsiaaldemokraatlik varivalitsus. Täna on sotsiaaldemokraate rohkem kui kunagi varem ja meid hinnatakse reitingute järgi kõrgelt. Samamoodi on noored populaarsemad ja tugevamad kui kunagi varem. Me mõistame, et usaldus kohustab. Sellepärast on noorsotsid otsustanud alates tänasest olla erakonnale nõudlik partner, kes innustab ja utsitab ning vajadusel äratab uinujad mõnusast, kuid viljatust rahulolu unest. Eelpool loetletud ideed saavad vajadusel esimesteks sammudeks antud lubaduste pidamisel. Aitäh! Aitäh Laurile! Järgnevalt saavad sõna vanemad sotsiaaldemokraadid, kes kindlasti hingalt on väga noored. President Arvo Mesikepp. Head erakonnakaaslased, sõbrad aatekaaslased. Mul on suur hea meel tervitada teid vanemate sotsiaaldemokraatide poolt. Mul on hea meel ka märkida, et meid on umbes sama palju kui noori sotsiaaldemokraate ja peaaegu sama palju kui kadrisid, kuigi osa kadrisid on ka vanemate sotsiaaldemokraatide seas. Ja eriti ma tahan ära tänada siin selliseid tublisid inimesi meie erakonnast nagu Heljo Pikhof, proua Lind, Rein Karemäe ja neid inimesi, on oluliselt palju rohkem, kuid tõesti eriti Maie Linnu tööd selle organiseerimise juures tahan tõsta. Ma olen näinud, et see on väga viljakas ja väga korrektne. Siin te näete mõningaid pilte, kus vanemad sotsiaaldemokraadid on korraldanud üritusi ja võib-olla pildid ei ole väga selged, aga neid üritusi on olnud palju. Sellest siin kuu aega tagasi räägiti ka Tartus vanemate sotsiaaldemokraatide üldkogul ja me loodame, et meie ega jänni selle uue seltskonnaga, kellega me peame seda asja juhatama. Võtame järgmise pildi. Üks oluline asi on see, et vanemad sotsiaaldemokraadid on juba loonud
väga tõhusaid sidemeid Soome sotsiaaldemokraatide vanemate ehk vanhad toveritega, nagu te näete pildi peal. Võib-olla seal nurgas on üks inimene, keda te võib-olla olete mujal hakanud nägema, see on Tarja Halonen, ja alumise pildi peal on siis sel aastal samas positsioonis Heljo Pikhof, ma ei tea, kas sellest tuleb mingeid järeldusi teha, see on tema enda asi. Kuid nii see asi on ka meil asepresident Namsing sel üritusel ja ma tahan loota, et meie üks asepresidentidest, Paul Letens, kes on diplomaat ja kellel on laialdased sidemed, me üritame, et tema siis meie rahvusvaheliste sidemetega koos meie teistega võtab selle asja veel mujale suunas ette, nii et tänan siis neid, kes on näinud ka väljapoole huvi, võtame edasi. Nii, siin mul oli päris mitu slaidi, aga ma ei taha neid jutuga teid väga tüüdata, sest et ausalt öeldes sellest on palju räägitud, et see on aktiivsena vananemise aasta, mis on sel aastal. Ma tahan öelda, et nii mitmedki siin saalis istujad on ilmselt nendes vastavates komisjonides, kus sellega nii-öelda tähelepanu pööratakse nendele, mis seal on. Eriline tähelepanu, nagu viimane lause, on nendel eakatel, kes elavad maapiirkonnas ja äärealadel ning kellel on tihti probleeme teenuste kättesaadavusega. No ma kujutan ette, et siin juba see aktiivse vananemise aasta on see sama, mis on hoolivus, mis on meie erakonna põhiidee. Lähme edasi, palun. Nii, kui meil siin oli seoses nende valimiste mitmete programmidega, siis on nii Tallinnas kui ka mujal me tegime päris mitmeid ettepanekuid ja alates sellistest asjadest nagu turvanuppudest või paanikanuppudest kuni lõpetades päris mitmesuguste tervishoiukorralduste probleemidega ja meil on, et päris mitu tükki nendest on saanud ka valimisprogrammidesse sisse. Palun. Nii, mis me siis plaanime? Meil on päris hästi õnnestunud teha eelmistel aastatel üritusi ning selle aasta üritustes on meil siis juba esimese üritusena siis plaanis teha majanduse areng vananeva ühiskonna perspektiivis, kus see oleks siis nii-öelda analoogne üritus, nagu siin eelmisel pühapäeval Tartus oli, kus vanemad sotsid kuulasid siin nii maksudest kui ka toitumisest kui ka tervisest, seda me tahaksime korrata. Siis on asi, et kuskil küünlapäeva paiku veebruaris oleks siis aeg minna tänavale. Loodame, et selleks ajaks need probleemid siiski nii teravad ei ole, aga me vaatame neile näkku ja teeme ühe ürituse. Siis on meil jäänud teha üritus, kus on riiklik pensionisüsteem, see on üritus koos pensionäride ühenduse liiduga ja on võetud veel selle aasta esimese poole sisse üks üritus. Need on muide ideed, need ei ole veel lõplikud pealkirjad, ega need ei ole asjad, kus on siis eraldatud täpselt kuupäevad ja täpselt läbiviimiseks vaja minevad, kuidas öelda, rahad, ütleme. On Eesti venelaste ja sotside ja vanemate sotside ühine üritus plaanis. Ja siis on üritus, mida me ei taha sugugi mitte alahinnata ja mida me ei taha pidada ka mingisuguseks poliitiliseks väärastuseks, aga me tahame tähistada 1. maid. Me tahame minna välja, korraldada pargijaluskäik erinevates kohtades ja erinevate kohalike võimalustega, tähistada 1. maid, mis on sotsidele küllaltki oluline päev. Lähme edasi, palun. Ja siis tulevad juba asjad, mis on seotud nii mitmete muude üritustega, kaasa arvatud me üritame osaleda kõikidel erakonna üritustel. Augustis toimub vanemate sotside üldkogu, enne valimisi vastavad valimisseminarid, peale valimisi teeks ühe ürituse, mille nimetus oleks Punane roos. Ma arvan, et see on meie märk ja me tahame tähistada valimistel saavutatud edu. On ka üks mõte alustada juba aegsasti ühe Eesti kõige vanema ja kõige kuulsama sotsiaaldemokraadi Eduard Vilde aastapäevade tähistamisega ja loodetavasti saame sellega hakkama. Nii et tahaks lõpetuseks öelda, et vanemad sotsid ei ole mitte ilma püsirohuta, laenguid meil jätkub, initsiatiivi on, inimesed on aktiivsed ja võtame viimase pildi. Ja siin ütleks natuke pikemalt, kui siin on, ütleks mitte tervist kõigile, vaid tervist eriti vanemate sotsidele ja nendele ka, kes hingelt vanemad on ja nooremad. Ja ärge kartke suuri võike, kuid ärge kartke ka suurt tööd, siis tulevad suured võidud. Ma tänan kõik.
Suur aitäh Arvole. Nüüd saab sõna Hanno Matto, kes on olnud meie laekur täna ja saame teada siis, et kui palju on laekunud liikmemaksu ja annetusi. Ootame põnevusega. Tere kõigile, head erakonnakaaslased! Me oleme väga stabiilselt viimastel üldkogudel liikmemaksu maksnud ja kogunud. Selle aasta alguses oli see summa täpselt 1000 eurot, sellest veel eelmisel üldkogul 1100 eurot liikmemaksu. Täna kella 4 seisuga oli liikmemaksu kogutud 927 eurot. Meil on siin täna circa 600 delegaati. Kui nüüd igaüks leiaks veel võimaluse 10 eurosendiga panustada, siis oleks kõigi aegade suurim summa kogutud. Aitäh teile! Aitäh, otsige oma taskud läbi kõik ja viige kõik sinna erakonna kassasse. Nii, nüüd me tahame anda natukene tööd sellele haamrile siin laua peal ja kutsume pulti Anto Liivati tutvustama erakonna põhikirja muutmise ettepanekut. Ja enne kui Anto sõna saab, siis palun valmistuda registreerijatel, kes siis aitavad vajadusel hääli kokku lugeda saalis. Et olge siis valmis, kui teie kord on. Aitäh, austatud juhatajad, head erakonnakaaslased. Minul on siis põhikirja ja programmitoimkonna juhi ja tänase redaktsiooni toimkonna liikmena hea meel tutvustada teile laekunud põhikirja muudatusettepanekuid. Esimene muudatusettepanek on esitatud erakonna juhatuse poolt 5. novembril ja erakonna juhatus teeb üldkogule ettepaneku täiendada erakonna põhikirja paragrahv 6 lõige 1 punkti 12 järgnevalt. Selleks on erakonnal õigus töödelda liikmete poolt antud andmeid erakonna kohustuste, ülesannete ja eesmärkide täitmiseks, sealhulgas edastada erakonna liikmete andmeid piirkonnajuhtidele, osakonnajuhtidele, piirkonna ja osakonna sekretäridele ning kolmandatele isikutele STE-ga seotud teabe edastamiseks. Sellele erakonna juhatuse ettepanekule on põhikirja ja programmi toimkonnale laekunud üks tähelepanek, mille autoriks on äsja teie ees seisnud härra Hanno Matto, kes palus juhtida üldkogu tähelepanu asjaolule, et põhikirja muudatuse sõnastusest peaks olema võimalik selgelt aru saada, millisel juhul edastatakse või töödeldakse isikuandmeid ja millisel juhul kontaktandmeid. Nüüd selgituseks sellele tähelepanekule on juhatuse ettepanek kooskõlastatud ka Andmekaitse Inspektsiooniga ja põhikirja programmitoimkonna hinnangul selle ettepaneku sõnastuse viimased 2 rida kolmandatele isikutele STE-ga seotud teabe edastamiseks kätkebki endas siis STE-ga seotud informatsiooni levitamiseks vajalike andmete, seega siis kontaktandmete töötlemist ja edastamist. Seega ma teeksin üldkogule ja teingi üldkogule ettepaneku hääletada käesoleva põhikirja muudatuse üle ja kui te selle põhikirja muudatusega nõustute, siis olge nii head ja andke sellest palun mandaadiga märku. Et üks hetk ennem, kui te käed tõstate, ma natuke tutvustan seda protseduuri, et ma saan aru, et ühtegi parandusettepanekut täna ei laekunud, neid hääletada ei ole vaja. Meil on olemas lõpptekst ja sellisena, nagu te tahvlil näete, sellisena läheb ta nüüd hääletusele. Selgitan põhikirjas sellist punkti, et põhikirja saab muuta, see on vist ka mittetulundusühingute seadus, põhikirja saab muuta 2/3 kohal olevate delegaatide poolthäältega. Nii et seetõttu on väga oluline, et meil neid hääli loetakse ja hoidkem siis seda kätt natuke kauem üleval. Kes on
paneme nüüd hääletusele, kes on seda meelt ja selle poolt, et me Sotsiaaldemokraatliku Erakonna põhikirja muudame paragrahv 6 lõige 1 punkti 12 juures oleval viisil. Palun käega märku anda. Kes lava pealt loeb, palun lugege mind ka, ma unustasin. Hoiame veel üleval, et häältelugejad näeksid igat häält. Ka rõdul olijate hääled on väga olulised, ka neid loetakse. Selgub, et on loetud. Olemas. Ja kohe loetakse kokku, aga natuke kiirustasime selle 2/3 häälte enamusega, selgub, et on veel 2 parandust, nii et kuulame need ka ära ja paneme, ma arvan, koos hääletusele teises pakis. Aha, et kõik asjad siis ühe korraga. Tänasel päeval on laekunud redaktsioonitoimkonnale üks ettepanek ja põhikirja programmitoimkonnale on siis eelnevalt laekunud veel põhikirja parandusettepanekud Viljandi osakonnalt. Ma alustan täna siin redaktsioonitoimkonnale laekunud ettepanekust, mille autoriks on Eini Väärtnõu. Panen ette ST põhikirjas näha ette protseduurid, mis on olulised, kui jälle tekivad Andres Anvelti ettekandes märgitud pinged erakonna elus. Esiteks, tuua põhikirja sisse protseduurid juhtorganite, volikogu juhatus, piirkonnad ja muu selline, otsuste vaidlustamiseks, protestimiseks, korrigeerimiseks. Üldkogu ülesannetes seda ei ole ja oleks ka väga aeglane protseduur. Teiseks, tuua sisse protseduur valitud isikute tagasiastumisavalduse menetlemiseks, mis samuti puudulik. Me arutasime seda ettepanekut redaktsioonitoimkonnas ja peame, kuivõrd tegemist ei ole konkreetse põhikirja sätte muutmiseks välja pakutud sõnastuslike muudatustega, siis anda need küsimused edasiseks arutamiseks täna valitavale programmi ja põhikirja toimkonnale, kes siis saaks välja töötada ka vastavad muudatusettepanekud ühe või teise paragrahvi või selle paragrahvi lõike või punkti täiendamiseks vajalikus sõnastuses. Põhikirja ja programmi toimkonnale on laekunud siis, nagu juba räägitud, ka 2 põhikirja parandusettepanekut Viljandi osakonnast. Esiteks idee, juhatus, aseesimehed ja esimees valitakse järgnevalt. Kõigepealt valitakse juhatuse liikmed, valituks osutunud kandidaatide seast valitakse aseesimehed ja esimees. Ja põhjendus, vältida segadust samaaegsel valimisel, kus võib põhjendamatult tekkida olukord, kus korraga aseesimeheks ja juhatuse liikmeks kandideerinud isik võib osutuda mittevalituks tänu segadust tekitavale valimissüsteemile. Selle muudatusettepaneku puhul ja seda arutades ei pidanud põhikirja või programmi ja põhikirja toimkond ettepanekut põhjendatuks ja
asub seisukohale, et kehtiv valimissüsteem, kus kõrgemale ametikohale valituks mitteosutuval inimesel on võimalik kandideerida ka nii-öelda madalamale ametikohale, võimaldab piisava ligipääsu valimistele, see tähendab vabaduse valida ja olla valitud, ning tagab laiapõhjalise demokraatia rakendamise optimaalse hulga valimisprotseduuridega. Ja Viljandi osakonnalt laekunud teine parandusettepanek parandada põhikirja paragrahv 13 lõige 2a järgnevalt. Valitavatele kohtadele on õigus kandideerida vaid liikmemaksu tasunud liikmel. Ja põhjendus: liikmemaksu tasumine on iga erakonnaliikme kohus, valitavatesse kogudesse kandideerivad inimesed peavad siinkohal olema kõikidele eeskujuks. Põhikirja ja programmitoimkond asub siin seisukohale, et selle ettepaneku rakendamine on puhtakujuline poliitiline otsus. Me oleme küsinud selle otsuse kohta ka juriidilise või juristi arvamuse, saamaks selgust, kas on miskisuguseid erakonnaseadusest või mittetulundusühingute seadusest tulenevaid takistusi selleks, et piirata teatud kohustusi mittetäitvate inimeste ligipääsu valitavatele ametikohtadele. Selliseid takistusi ega pretsedente juriidiliselt ei ole, sestap on tegemist nii-öelda puhtakujulise poliitilise otsusega, ehk kui üldkogu otsustab, et valitavatele ametikohtadele peaksid saama kandideerida ainult need erakonnaliikmed, kes on tasunud liikmemaksu ja täitnud sellega ühte olulist erakonna liikmeks olemisega kaasnevat kohustust, siis üldkogul on võimalik selline põhikirja muutmine siis ka teostada. Aga hea Randel, kes sa oled olnud minuga mõttevahetuses nende ettepanekute kohta, kas sa soovid, et üldkogu seda ettepanekut täna siin ja praegu hääletaks? Jah. Ehk seda liikmemaksu küsimust? Aitäh! Kuulge, ma võtan nüüd juhtimise tagasi, et meil on nüüd 3 ettepanekut, millest praegusel hetkel ühte tahetakse hääletada, küsime teiste kohta ka. Ma saan aru, et see oli nüüd number 3 ettepanek, mis puudutas liikmemaksu. Number 2 ettepanek on siis hetkel nagu tagasi võetud, seda hääletusele ei panda. On see nii? Ja ettepanek number 1, kas ettepaneku tegija soovib panna selle hääletusele? Ei ole. Praegu mul on tunne, et Peep mõtles siis proua Väärtnõu ettepanekut ja tegelikult küsimus sellest, kas te olete päri, et me suuname selle ettepaneku programmi ja põhikirja toimkonnale, et nad saaksid välja töötada konkreetsed põhikirja muudatusettepanekud. Kas selline kompromiss sobib või konsensus? Kui see sobib, siis jääb meil praegu alles ainult üks ettepanek ja see on siis Viljandi osakonna ettepanek liikmemaksu tasumise kohta, õigemini kandideerimisõigus seoses liikmemaksu tasumise või mitte tasumisega. Lauri Läänemets soovib sõna. Aga hea oleks, kui te räägiksite mikrofoni, sest ma saan aru, tõlge ja mitmed muud asjad käivad selle kaudu. Ma olen siit samast. Ma lihtsalt tahtsin küsida, et kas sellisel juhul, kui me seda Viljandi ettepaneku sisse paneme, me peaks vist määratlema sellega ära, kuna nagu arvestatakse liikmemaksu tasumist, et kas siin koha peal või delegaadiks valimisel või mis hetkel, et muidu tekib päris palju segadust. Kas redaktsiooni toimkond vajab selleks lisaaega, et anda meile näiteks siia, kas või siia piltigi üks lõplik tekst, mida me saaks hääletada? Jah, kui me selle hetke saame, siis me seda teeme. Ma arvan, et võtame selle põhikirja küsimusega aja maha ja tegeleme vahepeal avaldusega, tuleme põhikirja juurde tagasi. Ja selle aja jooksul me suudame selle sõnastada viisil, et võib-olla päris konsensuslikult õnnestubki see punkt ka põhikirja sisse viia. Neeme Suur, palun. Just, see ongi mõte.
ehk siis mul on ettepanek, et kuni redaktsiooni toimkond Indrek Saar veel. Kuna meil tänast teksti ei ole, siis me võiksime hääletada põhimõtet ja kuna järgmisel üldkogul niikuinii, kui ei ole erakorralist üldkogu, siis järgmisel üldkogul ei ole niikuinii juhtorganite valimist plaanis. Me saame järgmisel üldkogul sisse viia muudatuse konkreetse tekstiga, läbi arutatud kuupäevadega ja selle, kuidas liikmearvestus peetakse. Aitäh! Ettepanek arusaadav, täna põhikirja ei muudeta, muudetakse järgmine kord, aga see põhimõte viiakse sisse. Küsime, kas Randel on sellega nõus? Ei ole nõus, kuna... Randel ei ole nõus. Tekst on olemas. Et siin koha peal mul on ettepanek, et tõmbame selle sellise ilma mikrofonita väitlused maha ja anname siis redaktsiooni toimkonnale aega see tekst läbi töötada selliselt, et oleks seal ka Lauri Läänemetsa ettepanek kajastatud ja me näeksime seda teksti silma ees ja me saaksime selle üle sellisel kujul otsustada, sest praegu ette loetuna ei ole seda väga mugav teha. Seniks annan sõna Pilleriinule, kes juhatab sisse järgmise päevakorrapunkti, milleks on poliitilise avalduse arutelu. Ja selleks ma palun siia redaktsioonikomisjoni liikme Rannar Vassiljevi. Ja redaktsioon koguneb siin samas ukse taga kõrval, et palun, kes on redaktsiooni komisjonis, siis kiirelt koguneda. Tervist kõigile, kellele ma tere ei ole veel jõudnud öelda. Kõigepealt tahaks tänada hästi suurt hulka inimesi. Nimeliselt kõiki ette lugema ei hakka, aga meie programmi ja põhikirja toimkonda, kelle töö tulemusena on teile esitatud see avalduse eelnõu, mida oli võimalik siit laudade pealt leida, sellega põhjalikult tutvuda ja sinna soovi korral ka muudatusettepanekuid teha. Ja lisaks tahaks ma tänada meie üldkogu redaktsiooni toimkonda, kes siis võttis need muudatusettepanekud kokku, mis esitati, vaatas need läbi ja osadega neist arvestades, mõnda pisut korrigeerides ja omalt poolt veel juurde lisades, valmistas siis selle teksti, mida te kohe nägema hakkate ja mille ma teile ka ette loen. Aga enne, kui ma selle tekstini jõuan, mis jõudis nüüd ka ekraanile, siis ma räägin võib-olla natuke nendest muudatusettepanekutest, millised nad olid ja kuidas toimkond nendega käitus. Üldiselt võis nad jagada 3. Ühed neist olid sõnastuslikud, osa neist olid nii-öelda stilistilised ja ka sisulised ja ka oli üks muudatusettepanek, mida tegelikult, mida nagu arvestada ei saanud, kuna see teksti otseselt ei puudutanud ja ta sisu oli see, et avaldus ära jätta, aga seda otseselt hääletada pole vaja, kuna täpselt samasugune, seesama ettepanek tähendab seda, et see hääletus toimub selle avalduse vastuvõtmisel, ehk siis need, kes arvavad, et avaldus võiks vastu võtmata jätta, saavad oma meelsust avaldada siis avalduse lõpphääletusel, ehk siis hääletades selle avalduse vastuvõtmise vastu. Nii palju siis protseduurikast, aga avaldus siis ise, see jookseb teil siin ekraanil, aga ma kannan selle ka ette, võib-olla sinna taha ei ole väga hästi näha. Avalduse pealkiri on siis see, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond kutsub oma liikmeid ja toetajaid osalema demokraatia debatis üle Eesti. Poliitilise usalduse kriis Eestis on järjest süvenenud. Eesti inimesed on oma hääle kuuldavaks teinud meditsiinitöötajate ja õpetajate streigi, ACTA-vastaste protestide ning Harta 12 kaudu. On kurb ja häbiväärne, et võimurid võtavad Eestis ühiskonna häält kuuldavaid pärast inimeste tõukamist, streikide ja tänavameeleavaldustele. Et taastada usaldus, on käivitunud arutleva demokraatia protsess, millega tuulutatakse kopitama läinud poliittuba ja tehakse uks lahti uuele mõtteviisile. Sotsiaaldemokraadid teavad, et tekkinud olukord vajab kiiret ja otsustavat sekkumist.
oleme pakkunud välja omapoolsed konkreetsed ettepanekud hangumisest välja tulemiseks. On ilmne, et nii valimisseadus kui erakonnaseadus vajavad muutmist. Riigikokku pääsemise aluseks peab saama valijate selge tahe. Tuleb lihtsustada erakonna registreerimist ja üksikkandidaatide ning uute erakondade Riigikokku pääsemist. Oleme esitanud sellesuunalise eelnõu Riigikogule ning oleme valmis avalikuks aruteluks. Sotsiaaldemokraadid pooldavad erakondadele antava riigitoetuse vähendamist koos valimiskulude piirangu seadmisega. Erakondade riigieelarvest rahastamine tuleb teha võrdsemaks ning õiglasemaks ja allutada sõltumatule auditile. Nii väheneb raha võimpoliitikale ja valimisväitluste keskmesse tõusevad Eesti arengu seni lahendamata sõlmprobleemid. Riigile olulised reformid on seiskunud. Oleme kaotanud viimased 10 aastat. See ei tohi nii jätkuda. Demokraatliku protsessi taaskäivitamine on eelduseks, et jõutakse Eesti arengu kesksete probleemide lahendamiseni. Inimvara kestlikkus, ühiskonna sidusus, majandusarengu uuele tasemele viimine ja haldusreform. Haldusreformi eesmärgiks peab olema riigi viimine inimesele lähemale, mitte selle edasine koondumine Tallinnasse. Demokraatias võivad ja peavadki maailmavaated erinema, aga see ei tohi takistada riigi arengut. Et ummikseisust välja tulla, tuleb loobuda erakonnavahelisest sisisõjast ja võtta omaks arutlevale demokraatiale omane kultuur, ratsionaalne, avatud ja aus mõttevahetus, mille vältimatu osa on poliitiline vastutus. Kõigi Eesti inimeste elu mõjutavad muutused ei tohi olla tehtud pimestatuna ideoloogilisest dogmadest, ilma mõjude analüüsi ja tõenduspõhisuseta. Sotsiaaldemokraatlik erakond algatab oma liikmete, toetajate ja valijatega avatud arutelu üle Eesti, osalemaks Vabariigi Presidendi egiidi all algavas avalikus ühisloomeprotsessis ning kujundamaks erakonna koondettepanekud jaanuari lõpuks. Sotsiaaldemokraatlik erakond kutsub kõiki poliitilisi ja ühiskondlikke jõude välja tulema omapoolsete selgete ettepanekutega, et luua alus inimlikuma ja demokraatlikuma Eesti tuleviku kujundamiseks. Võib-olla siin paar kommentaari juurde, enne kui annaks sõna saalis neile, kellel on selle kohta arvamusi, ettepanekuid või mõtteid. Et see viimane osa peaks siis tähendama seda, et sotsiaaldemokraadid selleks, et siis presidendi poolt erinevate ühiskonnas osalejatele edastatud sõnum, et jaanuari lõpuks tuleks siis oma ettepanekud esitada selleks, et selles suhtes, kuidas siis Eestis tänast poliitilist süsteemi muuta, et sotsiaaldemokraatide mõte on see, et olla nii-öelda heaks näiteks, et me üritame seda protsessi viia läbi nii-öelda rohujuure tasandil, ehk siis üle Eesti erinevates kohtades arutelusid pidades. Et see on selle viimase osa mõte ja sõnum. Aga kas on kellelgi veel selle kohta kommentaare, mõtteid? Ma näen, et Marjul on käsi püsti. Palun. Tule üles, jah. Inimesed tahavad sind näha ikka. Tere, armsad võitluskaaslased! Ma tulin natuke kommenteerima sellepärast, et siin vaheajal seda arutades ma kuulsin ühelt või teiselt, et kuulge, et ega sellest jälle niikuinii midagi välja ei tule ja umbes nii sellest arutelust. Ja olles ka siis üks harta autoreid, kõigepealt ma pean ütlema, et ma olen väga uhke, et nii mind kui Jevgenit kutsuti harta algatajate poolt ühinema selle seltskonnaga. Loomulikult me ei esindanud seal erakonda, see oli tõepoolest nii-öelda mõtlejate kogu, aga väga hea tunne oli, et meid sinna kutsuti ja me saime sinna oma panuse anda ja ma väga loodan ka seda, et see, et nüüd see surve, mis tekkis, nii nende nimetatud streikide, nii siis kogu selle akta protestide ja nüüd kõige laialdasemalt harta protsessis, kus ikkagi peaaegu 18 000 inimest on selgesti väljendanud oma soovi, et Eestis asjad hakkaksid muutuma. Et selle mõjul on tekkinud reaalne võimalus, on tekkinud reaalne
situatsioon, kus saab need lukud lahti murda, mis demokraatia arengut on pidurdanud. Ma usun, meie esindajad Toompeal on seda kogenud, seda jõuetuse tunnet, kui me ettepanekud tehakse ja kogu see senine otsuse tegemise viis, kõik need teerulitaktikad ja nii edasi tegelikult kogu aeg blokeerivad igasugust muutust. Selleks, et see toime tuleks, on vaja pidevat rahva osalust, on vaja kodanikuühiskonna, on vaja erakonnaliikmete survet. Ja kui üks osa kogu sellest demokraatia teemast on ka see, et erakonnad ise peavad olema osa kodanikuühiskonnast, peavad ise enda sees olema demokraatlikud, siis see ei tähenda mitte ainult seda, et me teeme demokraatlikult oma sisevalimisi, see tähendab ka seda, et me tõesti nende üldiste probleemide lahendamisel võtame osa kõik ja kutsume ka kaasa oma kogukonda, vabakondi, kellega me suhtleme igaüks omas kodus ja meie erakond võiks olla üks nendest jõududest, kes tõesti sellele protsessile nüüd annab selle tugeva niisuguse aktiivsuse ja näitab, et reaalselt me oleme valmis võtma osa nendest muutustest, mitte et ei oota, et keegi teine neid teeb. Nii et ma väga-väga soovitan ja väga-väga kutsun üles kõikidel, kes siin saalis on, koju minnes hakkama mõtlema selle peale, kellega ma seda asja nüüd arutan, keda ma kutsun kaasa, kas ma teen seda oma, ma ei tea, kuskil kodus kohvilaua ümber, teen ma mingisuguse klubiõhtu, muid arutelusid, teen erakonna piirkonnas mingeid üritusi, et jõuda tõesti nii kaugele, et me saaksime just alt üles rohujuurt mööda, siis mööda meie erakonna infokanaleid nii kaugele, et kui me saame siis tõesti esindada erakonda, siis me saame öelda, et sotsiaaldemokraatlikul erakonnal on erakonnaseaduse suhtes, valimisseaduse suhtes, selle sundparteistamise suhtes, usalduse tõstmise suhtes, kogu riigi elu korraldamise suhtes need ettepanekud, kus me tunnetame tugevalt, et kogu meie liikmeskond ja ka meiega koostööd tegevad, meid toetavad inimesed on nende mõtete taga. Nii et selles oli nagu see mõte, et see ei ole mitte ainult avaldus, kus me avaldame oma seisukohti, vaid see oleks ka avaldus, mis tegelikult kutsub tegudele. Aitäh! Kas on veel kedagi, kellel on selle teemal mõtteid? Ma näen, et kui ma siit õigesti näen, on Andres Tarand seal taga. Kenad inimesed, saarlase moodi öelduna. Asi on nüüd nii, et ma olen muidugi kõigiga alati nõus, mis kõik on rääkinud, aga selles avalduses endas on keskel üks nõrk lõik. Ma tahaks, et see oleks tugevam. See on see, et sotsiaaldemokraadid pooldavad vanemas versioonis erakondade antava riigi toetuse vähendamist ja nii edasi. Kõik on ilus, aga inimkonna jaoks praegu Eestis on tarvis veenvamat ja võib-olla ka natuke vabandavat. Ma ei mõtle Ansipi moodi vabandamist praegu, vaid seda, et sotsiaaldemokraadid olid oma fraktsioonis üsna hiljuti ka nõus järjekordse kartelli kokkuleppega parteide rahastamises, nõndanimetatud demokraatia arengu raha Välisministeeriumi peidetud. Need asjad ei lähe inimestel niisama kergelt meelest ära. Ja siin on nüüd vaja, muidugi ei ole see üldse kerge asi, aga oleks vaja pisike patukahetsuse noot. Näiteks, et tunnistades, et oleme ka eksinud kartelli kokkulepetes, mis põhiliselt on ju ainult raha. Muudes ei ole seda toimunud. Sest meie minevikust, mida ei pea nüüd siin täna arutama, ujub niikuinii pinnale, miks pärast ka olime sunnitud vait olema mõnda aega, et enne kui Reformierakonna värkidele reageerima hakkasime, eks ole, et kui ütled, siis tuleb kohe vastu. Nii et mina olen nüüd vähemasti, kelle mu tutvusringkond ei ole nii väga lai küll enam, aga kaalukad inimesed ootaksid ka meie parteil ilmselt mingisugust teatud patukahetsust, et jah, oleme osa võtnud, kuid nüüd tehkem sellele lõpp. Midagi selles stiilis.
sest muidu tuleb see kaigas kohe vastu, et mis nad seal räägivad, ise on samasugused. See on nii laialt levinud väide ja alati taandab selle elu parandamise efekti, mida me ka ju sellega taotleme, suhteliselt madalaks. Tänan. Aitäh Andresele, et kuna meil otseselt sellesse teksti enam muudatusettepanekuid teha ei saa, milleks on väga praktiline põhjus, et seda ei saa enam sõnastada ja see tähtaeg on möödas. Küll aga teema iseenesest ju, või teema püstitus väga õige ja tähelepanek kindlasti meie erinevate erakonna juhtide poolt nii-öelda meelde jäetud ja ma usun, et meil on võimalus seda veel rakendada tulevikus mõnes teises vormis, et see kindlasti ei jää tegemata. Mis puudutab nüüd neid konkreetselt neid tasasid, siis positiivne asi on see, et seda ei ole siiani nii-öelda ellu rakendatud ja senini ühtegi tasa selleks tekitatud ei ole või ükski tasa sellest täna riigilt raha saanud ei ole, nii et iseenesest probleem kindlasti või probleemi püstitus kindlasti õige ja kindlasti pandud kõrva taha siis erakonnajuhtide poolt. Aga kas on veel selle avalduse kohta? Ma igaks juhuks küsin, et oli tõesti see tähtaeg, et kui sai esitada konkreetselt teksti neid parandusi, kas sobib üldkogule see redaktsioonitoimkonna ettepanek, et Andrese ettepanekut arvestatakse meediakommunikatsioonis, aga praegusel hetkel seda teksti nüüd lahti ei võta? Kas laias laastus ollakse sellega nõus? Et meil, sest tõesti meil hetkel ei ole ka nagu konkreetset teksti. Et kui üldkogu nõuab seda ja Andres paneb selle kirja, siis on meil võimalik midagi konkreetselt hääletada. Et kuni meil seda ei ole, Marju soovib. Kas me oleme selles saavutanud konsensuse, et me seda teksti ei muuda, aga me võtame poliitilisse teksti selle mõtte, mille Andres Tarand siin ettekandis ja praegu üle kordas? Kui see on konsensus, siis me saame minna selle teksti vastuvõtmise juurde. On see nii? Jah, et kas on veel kellegi selle teksti kohta mingeid mõtteid avaldada, et on veel teisi teemasid, mille osas ma tean, et inimestel on kõnesoov, aga neid saab pärast siis selle teksti vastuvõtmist rakendada või realiseerida. Et kui ei ole neid, siis võiks panna selle teksti sellisel kujul, nagu ta oli esitatud teile hääletusele. Et tõesti, see redaktsiooni toimkond on oma töö teinud ja seal on väärikad inimesed seda tööd ja vaeva näinud. Et see tekst, mis on meie käes, on üks tekst, meil on võimalus veel sõnu peale lugeda ja seda erakonna poliitilist sõnumit kujundada ka sõnavõttudega peale selle avalduse vastuvõtmist. Nii et läheme konkreetselt selle teksti juurde, kes on seda meelt, et sotsiaaldemokraatide tänane üldkogu võtab vastu sellise poliitilise avalduse. Palun käega märku anda. Kas meil on seda kindlasti vaja lugeda? Ma arvan, et vist mitte. Küsime, kes on selle avalduse vastuvõtmise vastu? On üksikud hääled. Kes on erapooletu? Kas need on vastuhääled või erapooletud? Erapooletud.
teeme nii, et loeme ikkagi vähemasti need vastu ja erapooletud hääled kokku. Kes on vastu? Palume veel kord käed tõsta. Kas on õiged 4? Kes on seda meelt, et ta jääb erapooletuks? Seitse, aga poolthäälte enamus oli ilmselge ja sai ilmselt ka nende kaameratega siin üles võetud, et see avaldus on vastu võetud ja kommunikatsioonis arvestatakse Andres Tarandi poolt tehtud ettepanekuid. Aitäh! Kasutame haamrit, lööme vana Rooma kombe kohaselt selle teema lukku. Ja me võime nüüd tagasi minna põhikirja muudatuste juurde ja ma saan aru, et meil on Viljandi osakonna muudatus ka nüüd siia ekraanile võimalik tuua. Või ma annan sõna. Aitäh, härra juhataja. Vahepeal põgusalt kohtunud redaktsiooni toimkond kooskõlastades oma seisukoha ettepaneku esitajaga asus seisukohale, et me võiksime täna siin üldkogul hääletada põhimõtte kui sellise üle, ehk siis hääletada põhimõtte üle viia erakonna põhikirja sisse põhikirja muudatus, mis välistaks nende erakonna liikmete kandideerimise valitavatele ametikohtadele, kes ei ole tasunud liikmemaksu, ja teha sellest üldkogu ettepanekust lähtuvalt põhikirja ja programmi toimkonnale ülesandeks töötada järgmiseks üldkoguks välja vastavasisulised juriidilised põhikirja muudatuse ettepanekud ning nende realiseerimiseks vajalikud rakendussätted. Nii, redaktsiooni toimkonna ettepanek on põhikirja selles küsimuses täna mitte muuta, kuid võtta see põhimõtte aluseks, et see sõnastus töötada välja järgmiseks korraks. Kas see on esitajate poolt aktsepteeritud? Paistab, et on aktsepteeritud. Kas see on ka üldkogu poolt aktsepteeritud või keegi soovib... Üldkogu peaks selle läbi hääletama. Kas te soovite seda hääletada? Üks küsimus enne seda, kui me hääletama hakkame, see on väga põhimõtteline otsus. Väidetakse, et see juhtum on olnud. Palun veel, Ende Namsing. Et siin on natuke raskusi kuulmisega, et ma natuke sõnastan selle uuesti üle mikrofoni, et siin tõusis küsimus ka sellest, et kas tohib üldsegi hääletada, üks on kandideerida, teine asi hääletada, kui sa ei ole maksnud liikmemaksu, mis tegelikult avab selle ringi ja teeb selle asja suuremaks. Nii et võib-olla on siis mõistlik täna üldkogus seda asja mitte hääletada, vaid jätta see tõesti põhikirja programmi toimkonnale korralikult ette valmistada järgmiseks korraks. Ma tean, et Reformierakonnas see põhimõte toimib, ilma liikmemaksu maksmata hääletada ei ole võimalik. Jumala õige, sest me läheme seadusega vastuollu. Ma võin heale küsijale vastata. Tegelikult on võimalik erakonna liige ja erakonnast juhatuse otsusega välja heita, kui ta ei täida talle erakonna põhikirjast tulenevalt pandud kohustusi, sealhulgas kohustus tasuda liikmemaksu.
täna sedavõrd radikaalseid ettepanekuid meile laekunud ei ole ja ka erakonna juhatus tegelikult ei ole selle sisulisi sanktsioone vähemalt minule teadaolevalt rakendanud. Ja ettepanek, mis meil täna laua peal on ja mida siis redaktsiooni toimkond ka üldkogul soovi korral palub hääletada, on küsimus sellest, kas üldkogu soovib, et programmi ja põhikirja toimkond töötaks järgmiseks üldkoguks välja põhikirja muudatused ja vastavad rakendussätted selleks, et välistada valitavatele ametikohtadele kandideerimine nendel isikutel, kes ei ole tasunud liikmemaksu. Kuulge, sõbrad, et olukord on selline, et ma saan aru, et kõik siin saalis viibijad on seda meelt, et neid teemasid tuleb käsitleda ja need teemad tuleb korralikult läbi töötada. Hetkel ei ole isegi mitte seda teksti või seda otsust olemas, mille poolt me peaksime siin hakkama hääletama. Et teeme sellise konsensusliku otsuse, põhikirja programmi toimkond tegeleb selle teemaga ja järgmiseks korraks on see asi põhjalikult ette valmistatud. Sõna soovist Liia Hänni, palun. Liia Hänni. Vabandust, teeme mikrofoni, palun. Tundub, et me oleme siin väga juurausku, aga kõiki küsimusi ei saa lahendada juriidiliselt, vaid tuleb teised abinõud tarvitusele võtta. Ja see, kuidas liikmemaksu koguda ja kuidas saada inimesed niimoodi seda maksma, see on pigem erakonna töökorralduslik küsimus, mida põhikirjaga otseselt ei lahenda. Nii et mina loodaksin pigem sellele, et meie äsja uue mandaadi saanud erakonna juhtkond võtab selle teema tõsiselt käsile, sest lahendusmeetod ju tegelikult on olemas, see on aukohus kuni sinnamaani, et teha ettepanek liikmele erakonnast lahkuda, aga ma arvan, et nii kaugele asi ei lähe, piisab ilmselt sellest, kui õigel ajal inimesel meelde tuletada. Nii et mina ei ole selle poolt, et hakata kuidagi põhikirjaga inimesi nii-öelda distsiplineerima, kui seda sisemist valmisolekut ei ole inimestel endal. Las jääda need juriidilised sanktsioonid Reformierakonna pärusmaaks on minu soovitus. Minul selle koosoleku juhatajana on suur palve või tõesti veendumus, et kuna see tekst praegusel hetkel on toores, siis kogu saal vist nõustub selle mõttega, et liikmemaksu tuleb maksta ja liikmemaks peab olema makstud, kui me läheme ise valima ja laseme ennast valida. Ehk siis see põhimõte on meil põhikirja täna sisse kirjutatud ja seda põhimõtet tuleb täita. Kui seda on vaja täiendada põhikirjas mingisuguste punktidega, siis seda saab kindlasti teha põhikirja programmi toimkond, kes kogub kokku vastavad ettepanekud nii Villandist kui enda Namsingult kui ka teistelt ja töötab selle järgmiseks korraks läbi. Et praegusel hetkel ma saan aru, et me oleme aktsepteerinud seda fakti, et antud küsimuses täna põhikirja ei muudeta. On nii? Jah. Ja aitäh. Jah, aitäh. Ja nii jäi meil kokku 4 põhikirja muudatusettepanekust lauale 1, see, mille me läbi hääletasime ja meil on laekunud ka hääled või see hääletustulemus, see on siis 374 poolt häält, mis on siis 68% täna osalevatest delegaatidest, nii et sellega on see ettepanek vastu võetud ja põhikiri muudetud. Aitäh! Suur aitäh Antole ja toimkonnale hea töö eest. Ja nüüd on meil aega sõnavõttudeks 24 minutit kokku, me oleme väga tõhusat tööd teinud ja igaks sõnavõtuks on aega circa 3 minutit. Ahaa, me oleme nii head tööd teinud, et ainult 2 inimest soovib sõna võtta ja meil on 24 minutit. Aga siiski 3 minutiga katsume piirduda. Esmalt palume siis pulti Jaan Muna, palun, Tartu mees. Tegu on Tartu vaimuga, kes ei puudu üheltki tähtsamalt Tartus toimuvalt ürituselt, nii et
oleks patt lahkuda Tartust ilma Jaani kuulamata. Head sõbrad, dorogie друзья, õnnitlen teid siin Vanemuise mäel. Siin on praegu koos Eesti kõige paremad inimesed, kes tunnevad huvi Eesti käekäigu pärast. Tahan ütelda, enne esines siin Vana Tarand. Ma tulevast ei ütle neid eesnime, ma olen ennem ka segamini läinud. Aastaid tagasi oli siin, et keda panna peaministriks. Ma olin seal koosolekul ja ma pakkusin välja Andres Tarand ja ta saigi peaministriks. Kahjuks tookordne valitsus ei osanud hoida ja Andres Tarand on tolepärast tubli, isegi teda võib panna Venemaa presidendi või peaministriga samale tasemele. Oma julguse pärast oli jutt, et kella mitte keerata ära. Austatud professor Selma Teesalu on 101 korda vähemalt rääkinud ära õpilastel ja kõigil on, aga siis peaks olema nagu üks mees väljas, et meie ei jookse järgi iga Bresseli, iga Moskva nõvedale nõudmisele ja näed, pärast võeti maha ära. Need seda ei tohi enam lubada. Ja tahaks ütelda Europarlamendile, Ivari Padar läks siit ära, need, kas seal väga palju jutustavad, tulgu maale, Võrumaale, võtku vigad kätte ja kui igaüks vähemalt niidab 101 meetrit ära vigadiga, siis ei hakka nii palju mullikesi ajama, et Eesti rahvast ei tohi nöörida, ei tohi ka meie rahvale, eks seda pügada, meie rahvast. Ma andsin kingituse Ivari Padarile kätte, ma näen, vist ta on seal ukse peale tagasi tulnud, eks ju täna. Aga ta on tubli mees ja küll ta annab üle. Tahaks tänada ka lauluingleid siin. Te oleks ka võid hea sõnaga ütelda. Ja tahaks ütelda ka ette, eks ju, et elame veel, ärme laseme kotti pähe tõmmata. Näete, Isamaa liit, või mis ta oli kokku, lasi reformida ennast ära. Mis on nüüd järgi näinud? Ise te näete, ma ei hakka rohkem kommenteerima, kurat. Ja kui ta ei saanud hakkama, võtame üles. Prantsusmaal on sotsiaaldemokraadid, eks ju, Hollaniga eesotsast. Leedulased on. Ja kui me ei hoia seda, siis oleme Lõuna-Euroopaga ühesuguses paadis, mis jookseb tühjast, aga midagi asjalikku ka Sven Miksterile anda ära. Siin on 4 kastanid. 55 aastat tagasi, kui Tartu 8. keskkool, kes tähitas enne 55 aastat, 57. 58. õppeaastal, siis ma istutasin kastani maha ära. Sa ütlesid 20 või keegi aastat ära. See püsib 20 + 20 + 20 aastat. Tänan teid, elame veel! Tänan sind, Jaan, selle sütitava kõne eest. Julgust, kuna häältelugemistoimkonnal läheb veel pisut aega, sest et oli palju hääli kokku lugeda, siis, ja meil on ainult üks registreeritud sõnavõtt veel ja me ei tahaks Peebuga valgeid roose teile laulma hakata, siis kui keegi tunneb, et tal on midagi asjalikku ja head meile kõigile öelda, siis on selleks veel võimalust. Aga kutsume siia järgnevalt Aarne Kroonmäe Lääne-Virust. Lugupeetud kuulajad, ma ei saa mitte vaiki olla, sellepärast, et ma alles noor mees, 100-st on 19 aastat puudu ja tuleb asja korrigeerida. Mul on üksikud mõtted, mis ma panin kirja ja oleks hea, kui jõuaksid need läbi lugeda. Rahu Venemaa piiri üle hakkaks Tartu rahust peale. Mul on palju näiteid, kuidas Vene poliitikuid tähendab valmistadaksegi ette, et eestlased on igased nirud näljas ja paljas ja neid ei tohi uskuda. Nii et Moskva poliitikaid ärge meiega uskuge. Olen rahul oma riigiga, härrana sündinud, Eesti krooni ka ja loodan härrana ka surra, ainult Ansip rikkus krooni ära. Kärna Ärni omal ajal ütles, et eestlasi on nii väheks jäänud, et pole aega teietada. Kas nüüd on eestlaste juurdekasv juba nii suur, et toetust lapsed ei vaja? See tähendab, Eesti riiki ka pole vaja. Lastele kodus ei õpetada viisakust, kuidas ja mida süüa.
teiste laste ja täiskasvanute austust, sealhulgas ka õpetajad. Mõningad lapsed lausa terroriseerivad õpetajaid. Politseile, see tähendab riigile, seega ka minule kallale tung. Kohtunik viibutab vaid sõrme, poisu ära sa enam tee. Võim on läinud politsei käest pättide kätte ja õpetajate käest paha soovivate õpilaste kätte. Teen ettepaneku inimõiguslaste ja laste ainuõiguste eest soosivat saata kõik Siberisse Stalini-aegsesse rahvakõrgkooli. Sõna partei erakonna tähenduses. Noored ei mäleta ega mõisteta kompartei tapmisi, röövimisi, küüditamisi ja nii edasi, aga minule see mõjub nagu nuga selga või midagi umbes säärast, kergemalt öeldes, et käib kerest läbi nagu mõdu mustlasest. Aga see partei sõna on hirmus erakonna tähenduses, mujal võivad need parteid olla. Siis veel lõpuks, mida sa ise teed pidevalt oma tervise säilitamise ja parandamise heaks. See on teile kõigile, mitte eraldi üksinda. Ja veel, vanasti talus öeldi, et hoitakse nagu sitta pilpa peal. See tähendab, sitta pidi hästi hoidma, kus kassi sita välja viisid, et ta ei kuku jälle teise kohta põrandale. Aga nüüd hoitakse sind ka samuti, siurihmad kinni, pane igasugu kõlistid ja tuled ja läikivad asjad külge, et sa mitte kuskile alla ei jää. Muidu aeg lähevad edasi, kiirused suuremaks ja need on kõik vajalikud asjad, aga üledoseerimine ka ei ole hea ja need karistused, mis sinna juurde lähevad, need ei ole muidugi üldse hea. Ja Kreekale mina abi ei annaks ja veel ärge uskuge Moskva poliitikuid. Aitäh, et jõudsite ära kuulata, mina olen Arne Kroonmäe, Tapalt Tapa koolis käinud 3 korda 11 aastat ja tunnen koolielu väga hästi. Aitäh! Ja vahepeal registreerus veel üks sõnavõtt. Palun lavale Liina Vahter, Noored Sotsiaaldemokraadid. Tere siis ka minu poolt. Mul on väga meeldiv siin olla. Saan ka siia tulla ja vaadata, kui palju meid nagu päriselt siin on, et päris palju on. Väga uhke tunnen. Ma teen suhteliselt lühidalt ja kiiresti. Meil on tulemas siis, ma räägin siis noorsotsidest kui meist praegusel hetkel, tulemas suur juubel, me saame 20-aastaseks ja sellega me oleme vanim poliitiline noorteorganisatsioon Eestis. Meid ootavad ees suured pidustused. Nimelt siis 8. detsembril on meil terve päev broneeritud siis noorsotside peale. Enne õhtust sellist koosviibimist, pidutsemist, jutuajamist toimub meil päevasel ajal konverents, kuhu siis ma kutsun ka teid kõiki. See toimub Tallinnas, aadressiks on Lai tänav 47, toimub Hobuveskis, mis on selline teistmoodi koht natukene, kus tavaliselt konverentse väga ei peeta. Miks teistmoodi koht? Just täpselt sellepärast, et ka meie konverents on teistmoodi mõtlemisest, sellest, kuidas võib-olla maailma teistmoodi vaadata. Meile tulevad teiste hulgas esinema näiteks Märt Reier, meil on Mihkel Raud, meil on meil on tulemas Keit Fomotškin, me räägime sotsiaalsest ettevõtlusest, me loodame rääkida teistmoodi riigijuhtimisest, kui see praegu on olnud. Me räägime sellest, kuidas mõelda maailmas teistmoodi. Nii et olete sinna oodatud ja lähiajal peaks ka erakonna listi tulema siis ametlik kutse aadressiga, kus te saate ennast ära registreerida, et eelnev registreerimine oleks vajalik, et me teaksime, kui palju teid ja meid on tulemas.
sellega ma lõpetan, aitäh, ootame teid sinna! Et nüüd on selline olukord, et meil on antud teada, et häälte lugemine venib ja meil on võimalus kas debatiga seda aega täita või seda aega täita debatiga. Ma kutsun üles rääkima nendel teemadel, mis tegelikult on hingel. Me oleme erakond ja me tegelikult peame andma vastust ühiskonna ees, et mil viisil oleme meie käitunud rahadega, mil viisil oleme meie suutnud või mitte suutnud muuta poliitikat inimnäolisemaks. Et sel teemal ma siiski paluksin ka, et tuleksite ja avaldaksite soovi ja seda aega sisukalt täidaksite. Eiki Nestor, palun. Kuna ma tean, et siin on palju inimesi, kes on sama murega ja nemad ei ole mul veel täna nööbist kinni saanud, siis et nad ei peaks mind taga ajama. Et esimene mees, kellega ma täna hommikul foyees juttu ajasin, on Ida-Virumaa kutsehaigete ühenduse esimees ja tema küsimus oli, et kas tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustus tuleb või ei tule. Nüüd kõigepealt vaadates, et mida see valitsusliit meile töövõimetusest ja tööõnnetustest ette toob ja sotsiaalpoliitikast ette toob, ma ütlen siiralt, mul on kohati niisugune soov, et nad jumala pärast ei tooks midagi. Ma väga kardan, et kui see, mis sealt lauale tuleb, on totaalselt ebakvaliteetne ja siis sellele niimoodi vildaka alusmüüri panemine seda maja pärast õigeks ei keera. Aga ma tean seda, et nad on ekselnud mitmete erinevate kontseptsioonide vahel ja nendest kõige rohkem on siis räägitud viimasel ajal teemast, mille nimi on, et töövõimetus kui selline igasugusel kujul kindlustatakse teistmoodi töötukassas, siis tänases töötukassas, seal samas eraldi sinna makstes ja pean hoiatama, et sellel kontseptsioonil on üks suur puudus, et ta on maha pandud Hollandist, aga Hollandi riigis on töövõimetuste korral süsteem hoopis teine nende heastamisel. Nimelt seal tööandjad maksavad jätkavad palga maksmist inimese haigestumise korral mitte 4.–9. päevani, vaid 52 nädalat. Saate aru, mis aeg see on? See on hoopis teine süsteem. Ja seal, et töövõimetus oleks nagu omaette nii haiguslehed kui töövigastused kui muud omaette süsteemina, on sellel oma loogiline koht olemas. Meil Eestis tekiks see küsimus, et kas see ikka on loogiline ja kas see on õige koht. Nii et tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse koha pealt meil oli valmis juba ka arupärimine valitsusele, et mis siis mõtted on ja millal see eelnõu tulemas on ja me pidasime õigeks, et paras aeg on see arupärimine üle anda valitsusele järgmise aasta jaanuarikuus. Selle aasta lõpus ta ilmselt ei ärataks ka nii palju tähelepanu. Nii et ühtpidi lootes, et tõesti midagi sünnib, ma tunnistan teile ausalt, et need inimesed, kes meie fraktsioonis sotsiaalpoliitikaga tegelevad, on tõsiselt mures, et kui sealt tuleb järjekordne selline vildakas asi, siis võib see asi olla mitte hea ja mitte kasulik, vaid hoopis kahjulik. Meie jätkuvalt leiame, et see on kindlustus, kus tuleks kindlustada nii kutsehaigused kui tööõnnetused. Me oleme ka ammu välja arutanud, et see maksab 2,3% palgafondist, et 0,6 sellest läheb kutsehaigustele, 1,7 tööõnnetustele. Me arvame, et kõige õigem oleks seda teha avalik-õiguslikuna isikuna kodanikuühiskonna ja riigi koostöös. Nii ta tuleks kõige etem välja, siis ei jääks mingit kartust, et
keegi kedagi koorib liiga palju või et ta liiga ruttu pankrotti läheb. Aga kuna seda juba täna küsiti, siis ma kasutasin seda võimalust, mida lahke juhataja andis, et seda paljudele teistele ka teada anda, kes oleks tulnud küsinud seda 5 minuti pärast. Aitäh! Täname Eikit. Rääkides veel Tartust kui tudengilinnast, siis korporatsioonidel on ilus komme Volbri ööl päeva tähistada, ööd tähistada ja üks komme neil on see, et nad panevad ühe rebastest või komplekti rebaseid lugema Kalevipoega, deklareerima Kalevipoega ja terve Kalevipoeg loetakse ette. Täna ma loodan, et me ei pea Kalevipoega hakkama siin ette lugema, kuigi see oleks väga isamaaline tegu. Selle asemel on tulnud meile ettepanek kui väga väärtuslik idee, et meil on värskelt valitud 4 aseesimeest, kes suutsid meid sütitada oma valimiskõnedega. Et anname neile võimaluse oma valimismõtteid edasi arendada selles vaimus, et mis on nende arvates see asi, mida erakond järgmise aasta jooksul peaks tegema, millised on nende mõtted, nende ideed, mida nad tahavad panna erakonna liikmetele südamele. Ma näen siit reast aseesimehi, Andres esimesena tahab sõna. Aitäh, hea juhataja, head sõbrad. Ma arvan, et ma ei hakka siit praegu rääkima võib-olla niivõrd järgmistest valimistest, aga täpselt samuti nagu hea kolleeg Eiki tuli ja rääkis sellest, mida temalt on küsitud, just tema valdkonnast tulenevalt, siis ma tahan natukene rääkida seda oma valdkonna poolt, mis puudutab meie õigussüsteemi. Meie tänased valitsejad süüdistavad meid tihtipeale selles, et sotsid tahavad jälle võtta euro töörahva taskust ja süüdistavad selles, et meie erakond ja meie ideed tahavad tegelikult rahvast teha veel vaesemaks. Aga siis, kui kuskil debatis või arutelus hakatakse rääkima avalikust teenusest, siis nad proovivad nagu peitu pugeda. Ma toon väga lihtsa näite, mul täna on ka küsitud, et mis toimub meie õiguskaitsesüsteemis. Mis pärast pannakse kinni komandosid, mis pärast, hea näide siin viimane, see Lihula. Tallinna inimesed võib-olla nii palju seda ei tunneta, sellepärast et Tallinnas on kogu selle valdkonna kontsentratsioon küllalt suur, aga küll seda tunnetavad maakohtade inimesed, kus iga riigi sammuga panna jälle kinni nende turvalisusest tegelev mingisugune valdkond, valdkonna esindus, komando, politseijaoskond, tegelikult nendel muutub nii selle piirkonna atraktiivsus, kui ka kõige lihtsam asi päästekomando kinnipanemine harilikult tõstab kohalikel töövõtjatel seda sama sissemaksu kindlustusse mitmekordseks, mis tõttu ta ei saa oma äri pidada. Aga mis ma tahan öelda selle sama Lihula näite pinnal, mis näitab, kuhu viivad sellised läbimõtlematud madalad maksud. Nad viivad selleni, et inimesed peavad ise hakkama endale turvalisust looma. Lihula puhul on juba olemas kodanikuinitsiatiiv, et hakata turvafirmasid palkama. Tegelikult nende madalate maksude kaudu, mida tänased võimurid meile räägivad, nad võtavad lihtsalt inimeselt ükskõik kellelt, minult, teilt, ära selle sama väiksemgi raha mitmekordselt, mida nad jutumärkides meile tasku jätavad. Ehk täna me ostame endale turvafirma külas korda valvama, homme kui on vabatahtlik päästekomandus, on hea, aga kus need inimesed, kes sinna vabatahtliku päästekomandusse tuleksid? Mõnes kohas on, mõnes kohas ei ole, sellepärast kõik, kes võiksid hoolikut hoida, on Soomes tööl. Nii et selline väga lühinägelik ja inimestele lausa öelda kärbeste pähe ajamine ja hullutamine selliste madalate asjadega, et tänu sellele, et me laseme teil tulumaksu 1% alla, jääb teil aastas 20 eurot juurde. Selle turvafirma palkamine, ma kujutan ette, läheb igal inimesele kuus rohkem kui 20 eurot. Nii et kui teilt küsitakse, minult väga tihti küsitakse seda, miks te tahate mingisugust makse tõsta ja midagi muuta Eestis, siis minu vastus on alati lihtne.
Ma tahan seda, et me kõik maksaksime solidaarselt ühtemoodi selle eest, mida me tahame avaliku teenusena oma kõrval näha. Ükskõik, kas on kool, kas on meie õiguskaitsesüsteem, kas on sõjavägi, kas on meditsiin. Et see ei pea minema kokkuvõttes kanda ainult ühele osale elanikkonnast. Nii et ma tulingi siia pulti teile nagu ette ütlema mõnda argumenti, mida te kindlasti paljud teate, kuhu tegelikult viib see tänane poliitika ja millele meie saame täitsa pea püsti vastu seista oma dialoogides tuttavate naabritega, sõpradega ja ka võib-olla natuke laiemalt kuskil poliitilisel debatil. Paar sõna võib-olla ka veel Tallinna kohta, siis julgen teid innustada, et Tallinnas tegelikult me oleme juba eelmisel aastal alustanud väga tugevalt valimiste ettevalmistamisega. Meil on peaaegu valmis juba Tallinna programm, me koostame nimekirju, mitte neid nimekirju, mis kunagi koostati muidugi, me koostame valimisnimekirju. Ja tahame olla kõigeks selleks valmis juba kevadel, et siis alustada sisulist debatti Tallinna tuleviku üle, mis tegelikult tänasel päeval on sama sumbunud poliitilise eluga, kui seda on meie riigi tasandil. Et tulla sinna kahe kange vahele oma värskete ideede ja mõtetega ja ma loodan, et seesama näitaja, mis on juba Tallinna elanike hulgas, kes toetavad meie veel isegi lõpuni välja töötamata ideid, saab olema palju suurem, kui me nende ideedega lõpus ka välja tuleme. Nii et see oli see, mis ma tahtsin teile öelda, aga ma arvan, et me peame veel paar aastat ehk vastu pidama sellisele klikivalitsusele, et natukene Eesti inimestel teha seda elu paremaks ja lootusrikkumaks. Aitäh teile! Aitäh! Karel Rüütli, aseesimees, tagasi valitud värskelt. Teeme aplausi ka, et saab natuke rõõmsama. Aitäh! See, mis puudutab organisatsioonilisi küsimusi erakonda, sellest ma enne pikalt rääkisin, aga ma võib-olla natuke põhjalikumalt või mõne sõnaga räägiks keskkonnavaldkonnast ja kui ma ise olen ka keskkonnakomisjoni aseesimees, siis minu juurde siin vahepeal pöördusid ka inimesed ja küsisid, et mis pull või mis jama selle Riigimetsa Majandamise Keskuse ümber toimub. Et ühest küljest, mida me ka tihti oleme just oma komisjonis täheldanud seda, et me oleme riigis teinud hästi palju arengukavasid, me oleme kuulutanud nendele aega, energiat, ressurssi, on käinud koos väga paljud huvigrupid, esindajad, on tehtud hulka tööd ja on saadud head väärtdokumendid kaante vahele, mille järgi võiks või peaks tegelikult riigi poliitika juhinduma. Aga nende häda või tänase koalitsioonivalitsuse väga selge häda on just see, et neid arengukavasid, neid strateegiaid ei peeta mitte millekski ja siis me ühel hetkel satume sellistesse olukordadesse, kus näiteks riik, valitsus, Riigi Metsamajandamise Keskusest on näiteks 3 aasta jooksul välja võtnud 98,7 miljonit eurot, mis vanas rahas on kuskil 1,7 miljardit krooni. Ja seda selle eesmärgi pärast, et hoida riigieelarve tasakaalus. Selle kübaratriki tulemusena on tegelikult täna Riigi Metsamajanduse Keskus sattunud olukorda, kus selleks, et likviidsusprobleeme ei tekiks ettevõttel, on näiteks järgmise aasta eelarves ette nähtud Riigi Metsamajandamise Keskusele riigi poolt laen 20 miljonit eurot, mille pealt siis makstakse veel intresse ja see on 1-aastane laen. See on, me saame aru valitsusest, et neil on raha puudu ja neil on vaja riigieelarve tasakaalu säilitada või hoida, aga tegelikult mida see toob sellele samale Riigi Metsamajandamise Keskusele. Selle tõttu, et sealt kogu see raha või selline hulk raha on välja võetud, tegelikult paneb ühe olulise rahvaressursi, milleks on mets, väga keerulisse olukorda, kogu selle ettevõtte keerulisse olukorda, sest selle ettevõttel jäävad tegemata päris tõsised investeeringud nii
kuivendussüsteemidesse, metsateedesse, mida tegelikult väga paljud inimesed ju kasutavad. Mitte ainult metsamehed, mitte ainult puiduettevõtted, vaid tegelikult ka meie kõik igapäevaselt, kui me käime metsas, kes jahil, kes seenel, kes marjul ja nii edasi. Ja kurb selle asja juures on lihtsalt see, et loomulikult on metsi, mis on looduskaitse all ja seal inimtegevus ja majandustegevus on piiratud, aga majandusmetsad, mis ongi selle jaoks ette nähtud, et metsapõlve kasvatatakse, kui see mets saab küpseks ühel hetkel, seda tuleb maha võtta, siis täna need investeeringud maksavad meil ühel hetkel, mis me jätame tegemata, maksavad meile selles mõttes kätte, et see tulu, mida riigi metsamajandamise keskus sealt ühel hetkel saama peaks, hakkab 10, 15, 20 aasta perspektiivis vähenema. Et selline ühe mehe või ütleme ühe päeva poliitika, kas või näiteks keskkonnavaldkonnas ja konkreetselt riigimetsas on igat juhul taunitav ja sotsiaaldemokraadid sellega kindlasti nõus ei ole. Teine selline väga suuresti kaheldav küsimus on, võib-olla te olete ka meedias näinud seda, kus ettevõtjad on asunud siis Reformierakonna vastu päris tõsiselt ja seda just seetõttu, et Rahandusministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumiga on alustanud äkilist keskkonnatasude tõusu, mis iseenesest meile kui keskkonda hoidvatele ja keskkonda säästvatele inimestele meil iseenesest erakonnal ei ole midagi selle vastu, et me kasutame poliitikast printsiipi roheline maksureform ja saastaja maksab, aga see, kuidas seda taaskord tehakse, on küsitav just seetõttu, et riik on erinevate huvigruppidega kokku leppinud selle, et keskkonnatasud aastani 2015 on paigas ja me hakkame ühel hetkel neid keskkonnatasusid tõstma, aga küsimus on selles, et nii kaua, kui riik on kõigiga kokku leppinud selle, mis mahus ja kuidas need keskkonnatasusid tõstatakse, siis riigieelarve tulu poole pealt ei ole mõistlik minna valitsusele ja öelda septembri lõpus, et vot nüüd me kohe varsti hakkame neid keskkonnatasusid jälle taas tõstma, selleks, et saada riigieelarvesse tulu juurde. See, mis olukorda paneb see väga paljud ettevõtjad, see, mis olukorda paneb see väga paljud inimesed, on taaskord see küsimus, mis meil vähemalt komisjonis on tekitanud väga palju segadust ja väga paljudes ettevõtetes segadust. Ehk siis need teemad on olnud meil aktuaalsed, need on olnud meil päevakorral ja eks me jõudumööda püüame siis seda nendele tähelepanu juhtida ja nii palju, kui meil seda jõudu ja energiat on ka neid muudatusi esile kutsuda. Aga tänan praegu. Aitäh, aseesimees Karel Rüütli. Järgmisena palume pulti aseesimees Jevgeni Ossinovski. Teeme aplausi. Aitäh, ma ei kavatsenud täna rohkem siin rääkida, aga kui paluti, siis eks ma paar sõna räägin, kuna tegelikult Ida-Virumaa poolt tahtis rääkida hoopis Jaak Allik, siis ma annan edasi tema mõtted siis ja soovitused või nõudmised siis peagi valitavale juhatusele. Aga esiteks ma räägiks võib-olla enda poolt seda, mida ma näen ühe suurema väljakutsena vähemasti lähikuudeks, kui mitte lähiaastaks, ja sellest suuremalt jaolt juba rääkis meie poliitiline avaldus üldnimega siis demokraatia kriis. Et ma juhin tähelepanu, et meie erakond on ainuke erakond Eestis, ütleme siis, oli üks veel, aga ta nüüd likvideeriti, kelle nimes on sees sõna demokraatia. Ja ma arvan, et see ei ole ainult siis selline lingvistiline aspekt, vaid ka sisuline. Ehk siis kindlasti peame me erakonnana seisma selle eest, et praegu ütleme laia avalikkuse tähelepanu pälviv poliitilise süsteemi kriis
poliitilise vastutuse mõiste täielik erosioon viiks siis lõppkokkuvõttes ikkagi kõikide erakondade arusaamisele, et midagi tuleb selles olukorras ette võtta ja et lõpuks need vajalikud siis muudatused saaksid sisse viidud. Et oleme enda poolt juba teinud konkreetseid ettepanekuid küllaltki pikka aega, me oleme siiani olnud, ma näen, ainsad, kes niivõrd konkreetselt on nende teemadega ja nii süvitsi nende teemadega tegelenud. Samas näen ma ka seda, et praegune Riigikogu enamik ei soovi tegelikkuses sisulisi lahendusi neile probleemidele otsida. Ka see, mida siis koodnimetusena tuntakse Silvergate'ina ehk siis Reformierakonna rahastamisskandaal, kus me alguses küll kuulsime seda, et midagi võiks ju justkui ette võtta ja kõik erakonnad seda ütlesid, siis viimase paari kuuga oleme näinud, kuidas see sama erakonnaseaduse muutmise protsess Riigikogus on pidevalt veninud, on palutud mingisuguseid pikendustähtaegu ja nüüd siis kõige krooniks saatis põhiseaduskomisjon kirja justiitsminister Kristen Michalile, et too töötaks välja muudatused erakonnaseadusse. Me oleme rääkinud sellest, ja mina ühena siis Harta 12 allakirjutajatest olen rääkinud sellest, et praegune kriis on jõudnud nii kaugele, et loota siis parlamendist lahendust sellele ei ole enam võimalik ja sellepärast ma kindlasti tervitan presidendi algatust koos siis vabakonna ja erakondade esindajatega töötada välja siis need konkreetsed ettepanekud, milled siis erakonnad peaksid siis aktsepteerima ja seaduseks Riigikogus tegema. Ma loodan, et meie uus juhatus suudab selles konkreetses küsimuses siis jääda kindlalt eestkõnelejaks, aga teisest küljest ei tohi me olla muidugi ka need, kes enda poolt tehtud ettepanekuid lõpliku tõena või lõplikuks tõeks peab, vaid peame olema ka siin protsessis avatud sellele, et avalikkuse ja kodanikuühiskonna poolt tehakse ka meie ettepanekusse siis täiendusi, muudatusi ja ma arvan, et sotsiaaldemokraatliku erakonnana me peaksime seda igati aktsepteerima. Aga põhiline loomulikult, et me suudaksime hoida seda survet kõikidel teistel erakondadel, et nad praeguses nendele küllaltki mugavast positsioonist siiski vastu välja tuleksid ja aktsepteeriksid nende muutuste vajadust, mida poliitikalt ja poliitikutelt on nõutud. Teine asi, mis on siis Jaak Alliku mõtted, on need, et Andres Anvelt küll rääkis sellest, kuidas Tallinnas on tükk aega valmistatud ette valimisprogrammi, küll aga oleme me mitmes suures linnas näinud seda, et nii meie erakonna liikmed kui ka meie avalikkus ootab, kes on meie linnapea kandidaat suuremates linnades ja selles osas ei ole siiani eriti kaugele jõutud paljudes suurtes linnades ja Ida-Virumaa piirkonna juhina mulle teeb eeskätt muret Narva, aga kindlasti ka pealinn Tallinn, et lähimate nädalate, ma arvan, ja hiljemalt siis järgmise aasta alguses võiks meil ikkagi olla selge pilt, kes on need sotsiaaldemokraadid, kes siis selle lipu üles tõstavad ja meie tublide inimeste nimekirja järgmistele valimistele vastu veavad. Ma arvan, et ma sellega nüüd praegu lõpetan, mõtted on edasi antud ja aitäh teile. Aitäh. 4. aseesimees on kahjuks saalist lahkunud, me ei saa teda kutsuda. Heljo ei paista siin olevat, aga meil on infot selle kohta, et valimistoimkond hakkab oma tööd lõpetama. Annan sõna Pille-Riinule. Jah, et meil ei saa paraku hääletustulemustest rääkida, aga on hea võimalus siis tuletada meelde, et millal väljuvad bussid. Kell 6 lahkub ühisbuss Saaremaa, Raplamaa, Läänemaa, olge siis täpselt bussi peal, ja 18.30 lahkuvad ülejäänud bussid.
ja mul küll puudub info, kust need bussid väljuvad, aga ju teile öeldi, kui te siia tulite. Et samast kohast, kust te maha tulite ilmselt. Et ennetades seda hetke, kui valimistoimkond siia tagasi jõuab, siis on juba tulnud siia laua peale meile Tallinna piirkonnast vanematelt sotsiaaldemokraatidelt ka küsimus, et mis siis saab nende aukohtu sedelitega, kus on maha tõmmatud üks number ja asemel kirjutatud teine. Et enne hääletama minekut me tegelikult leppisime siin saalis kokku, et me usaldame, et see asi on puhas. Et ei ole kellelgi huvi seda seal võltsida ja ma usun, et nii seda ka aktsepteerime. See näpuviga siia sisse tuli ja usume, et ja tegelikult on ka see, et üldkogu kinnitab need tulemused, pärast on võimalik käia üle vaadata igal ühel isiklikult need sedelid erakonna büroos. Ja kui me oleme kinnitanud valimistulemuse, siis see kehtib kuni vaidlustuseni. Vaidlustusvõimalus on, aga minu ettepanek on usaldada. Nii. Aga palun ärge veel saalist lahkuge, et väga oluline, et oleksite siin, kui tõesti need hääletustulemused kohe-kohe meieni jõuavad. Saame need ka kinnitada ja siis ma räägin juba edasi, mis täna veel meid ees ootamas on. Ma juba näen ka mingit väikest liikumist, nii et tõsta põnevus kasvab. See on nagu jõuluvana ootus, et varsti tuleb kopp ukse peale. Ja ühtlasi paluti anda teada, et noorsotsid soovivad teha noorsotside ühispilti peale üldkogu lõppemist siis siin samas lava peal. Et siis kõik, kes ennast noorte sotsiaaldemokraatide liikmeteks peavad, olete pildile oodatud. Ja auliikmed ka. Kes need on? Näiteks Peep. Et ma kasutan seda aega ka selleks, et rääkida Tartu piirkonna poolt. Ma küll ei ole selle piirkonna esimees, aga ma olen volikogu liige ja juhatuse liige. Ja kinnitan seda, et ka Tartus ettevalmistused kohalikeks valimisteks käivad. Me oleme olnud just tänu Tõnu Insule kohalikus volikogus väga intensiivselt töös, opositsioonis pidevalt jälginud neid arenguid ja oleme siin lähinädalatel tõstmas põhihariduse küsimust linnale tähtsa küsimusena volikogus. Ehk siis me oleme olnud pildis ja meid linnas usaldatakse, nagu näitavad arvamusuuringud ja see tunne nüüd järgmistel valimistel vastu minnes on üsna tugev. Loomulikult on meil vaja ette valmistada korralik programm. Sel nädalal koguneb esimene programmi alalõigu toimkond, kes hakkab arutlema teemal mõnus Tartu. Siis on olemas peatükid veel jõukas Tartu, õppiv Tartu, toetav Tartu, kultuurne Tartu. Et see töö käib. Ja lisaks on loomulikult see, et kuigi meil on kasvanud siit häid inimesi Riigikokku, oleme saatnud Heljo ja meil on siin tublisid volikogu liikmeid, siis alati kuluvad ära täiendused nimekirja, et see tugev toetus kohati isegi nagu Reformierakonda ületav toetus siiski valimistulemuseks vormistada. Nii et kui kellelgi on häid kandidaate, kes võiksid sotsiaaldemokraatidele au ja kuulsust tuua aasta pärast toimuvatel valimistel, siis kindlasti palume ühendust võtta kas Heljoga, kes on meie piirkonna esimees, Tõnuga, kes on meie linnavolikogu fraktsiooni esimees, või võtta lihtsalt anda teada, et sellised inimesed on olemas. Nii et läheme valimistele vastu usus, et me, kui mitte ei moodusta linnavalitsust, siis vähemasti osaleme selle linnavalitsuse moodustamisel. Meil on normaalsed suhted kõikide erakondadega, me oleme konstruktiivses opositsioonis ja me teame, et meie see tee võib olla roosilisem kui kunagi varem.
Linnapea kandidaat sünnib demokraatliku otsuse tulemusena. Et loomulikult on olnud mõtteid ja on ideid liikumas, aga seda on kindlasti vale välja öelda siin, et seda ennekõike peab siis otsustama piirkond. Kas on mõni linn või omavalitsus, kes tahaks praegusel hetkel kasutada hetke ja tutvustada enda ettevalmistusi kohalikeks valimisteks? Tallinna linnast oleme kuulnud, Ida-Virumaast oleme põgusalt kuulnud, mina rääkisin Tartust, Valga linnapea, tervitan Valga linnapead. Meil on üks linnapea erakonnas olemas, Kalev Härk. Tule räägi, kuidas on. Ma loodan, et pool sinu ettekandest on läti keeles. Teeme ühe ilusa aplausi meie oma linna peale. Dārgie latviešu draugi, paldies! Jah, Valga on kindlasti üks linn, mis on väga omapärane. Ma just täna siin tutvustasin mõnedele erakonna üldkogul viibijatele Valga omapärasid ja tõin näiteks uue faktina välja, et meil ongi juba 700 Läti kodanikku Valga linna elanike registris, mis moodustavad mingil hetkel ka mingi olulise valijate grupi. Ja kes on otsima tulnud ka Eestist juba teistsugused väärtusi, kuna ta on ilmselt selle Lätist leidnud. Aga see selleks. Mis on meie tänane muidugi väljakutse, et olla 21 liikmelises volikogus ainult 3 volikogu liikmega linnapea kohal, koos Keskerakonnaga kindlasti ei ole kerge. Samas me sellise vastutuse võtsime ja täna ka 3 küüruga kaamliga see veame. Kindlasti on ka väga raske selles olukorras uue valimisnimekirja kokkupanemine, mis me kohtame ilmselt paljudele teist tuttav. Ehk väga paljud inimesed on nõus meile omavahel öeldes toetama meid, kuid väga paljud on kartlikud erakondadega sidumises. Nad kardavad, et nad sellega juhivad ennast mingile teele, kus need mingil hetkel võidaks jääda tupikteele. Ehk nad kardavad, et erakondades kuulumine võib olla mõnel hetkel kasuks ja mõnel hetkel täielikuks allakäiguks. Ja meie ülesanne ka siin üldkogul täna tegelikult on tuua need inimesed siiski julgelt laua äärde ja öelda, et ei ole häbi olla sotsiaaldemokraat. Tegelikult ei tohiks olla häbi olla ükskõik milline erakonna liige. Juhul, kui sa oled selge silmavaatega ja sa tahad midagi oma kogukonna arengus kaasa rääkida. Alustame ka kindlasti meie kohe järgmise aasta alguses programmi koostamisega. Me oleme siin kokku leppinud, et toimub see ka töögruppides. Me arvame, et ka linnapea kandidaadi võiksime demokraatlikult kinnitada. Me vähemalt proovime, et järsku tuleb veel paremad linnapea kandidaate, kui siin praegu seda koormat kandev inimene. Ja kui on soovi näiteks teistel linnadel või omavalitsustel jagada seda valitsuse kogemust või saada meilt kogemusi või küsida ideid, raskusi, mida me oleme lahendanud, siis ma olen julgelt alati ütlenud, et tulge, me aitame ja anname nõudele. Aitäh! Endiselt ei näe me head sõnumitoojad Katrinit kuskilt poolt siiapoole jooksmas. Aga me teame seda, et mingil hetkel oli lubadus 5 minutit. On valmis, aplaus! Siia sobiks üks Aisakella laul, aga kahjuks me siin ei pea viisi nii hästi, et me saaksime seda eest üdeda. Raiga kuuleb samme, hoiab juba ust lahti, et see on viimane lõpuspurt. Ja sealt ta tulebki. Sõna Katrin Luginal. Saab ette lugeda, hakkame kiirelt pihta, et saaks õhtule.
Kõigepealt ma tahan loomulikult südamest tänada kõiki oma häältelugejaid ja neid inimesi, kes täna abis olid, et nad kõik olid absoluutselt täiesti suurepärased, nii et palun üks suur aplaus häältelugejatele. Ei hakka pikalt tegema, loen ette, kui palju oli sedeleid, kui paljud olid kehtivad, kehtetud ja seejärel, kes said liikmeteks valitud, kes said asendusliikmeteks, samuti need häältenumbrid ka. Alustame juhatusest. Väljastati 545 sedelit, kasti avamisel oli kastis 541 sedelit ja 0 neist olid kehtetud. Ja hääled jagunesid siis järgnevalt. Juhatuse liikmeteks valiti Eiki Nestor 263 häält, Rannar Vassiljev 224 häält, Maris Silt 178, Helmen Kütt 171, Vadim Belobrovtsev 167, Kajar Lember 160, Kalvi Kõva 159, Urve Palo 158, Marianne Mitko 154, Ivari Padar 144, Stanislav Tšerepanov 137 ja Tõnu Ints 122 häält. Palume mandaadiga märku anda, kes on seda meelt, et kinnitame juhatuse. Teised võime koos panna, aga juhatus on nii tähtis. Kes on seda meelt, et kinnitame valimistulemused? Suur enamus, kes on selle vastu? Vastu ei ole kedagi. Kas on erapooletud? Pole. Järelikult juhatus olemas. Ura. Ja nüüd teised paneme küll ühes plokis, kõik teised institutsioonid. Palun. Ja läheme kiirelt edasi. Aukohus väljastati 545 sedelit, kastis oli 533 sedelit ja 3 neist olid kehtetud. Aukohtu liikmeteks valiti Raigo Jahu 164 häält, Kertu Sikka 142 häält, Jaan Õunapuu 126 häält. Asendusliikmed Marju Toom, Boris Voronov, Liia Hanso, Indrek Naur, Gennadi Afanasjev, Heljo Hõbe, Toomas Jürgenstein, Arne Meier. Programmi ja põhikirja toimkond. Väljastati 545 hääletussedelit, kastis oli 531 sedelit ja 0 neist olid kehtetud. Programmi ja põhikirja toimkonna liikmeteks valiti Marju Lauristin 440 häält, Jaak Allik 343 häält, Hannes Rumm 249 häält, Anto Liivat 240 häält, Jaak Juske 157 häält, Elis Tootsman 148 häält, Rein Org 132 häält, Paul Letens 120 häält, Urve Nõu 119 häält. Revisjoni toimkond. Väljastati 545 hääletussedelit, kastis oli 526 hääletussedelit ja 11 olid kehtetud. Revisjoni toimkonna liikmeteks valiti Sirje Kaur 226 häält, Ljubov Jelisejeva 218 häält, Tamara Luigas 217 häält, Karl Kirt 193 häält, Mati Kanarik 167 häält. Ja viimane toimkond, valimistoimkonna protokoll. Väljastati 545 sedelit, kastis oli 530 sedelit ja 8 olid kehtetud. Valimistoimkonna liikmeteks valiti Katrin Luugina, Kaja Must, Eve Kislov, Valeri Volkov, Triin Toomesaar, Lii Teer ja Katre Kikas. See on kõik, aitäh! Olete nõus, et paneme need kõik koos hääletusele. Kes on seda meelt, et need valimistulemused kinnitame? Palun mandaadiga märku anda. Saal on ühtlaselt punane. Kes on selle mõtte vastu? Kinnitamise vastu ei ole ühtegi häält, isegi mitte rõdul. Sellega on ka teised juhtimisorganid kinnitatud ja sõna on Pille Riinul. Aitäh sõna eest.
Minu sõnavõtt on selline, et suur-suur aitäh kõikidele delegaatidele vastu pidamast seda pikka, kuid konstruktiivset päeva. Erilised tänud on kõikidele meeskonnaliikmetele nii büroost kui fraktsioonist, kes on aidanud selle suurepärase ürituse kordasaamisele kaasa. Suur-suur aitäh ka noortele, kes veel eile öösel või täna öösel siis aitasid kõike seda siin üles panna ja õhupalle tõenäoliselt täis puhuda. Suur aitäh nendele kaasjuhatajatele, kes esimest päeva poolt juhatasid. Ja teile veel kord kõigile suur aitäh, Peep, sulle suurepärase koostöö eest. Ja ühtlasi on mul hea meel teid paluda esimehe vastuvõtule. Ma saan aru, et mõned on juba küll sinnapoole liikunud, aga nüüd on teil kõigil ametlik luba. Ja kohtumiseni. Noorsotsid teevad ühispilti siis, et kes... Ja kõik noorsotsid, ärge tormake ära, tulge palun ühispilti tegema, sellepärast noortel sotsiaaldemokraatidel on selleks põhjust. When I look at you, 'cause you're my thrill. Ooh, nothing seems to matter. Here's my heart on a silver platter. Where's my will? Why this strange desire that keeps mounting higher? When I look at you, I can't keep still. You're my thrill.